tere kõigile! Sa kuulad kogemusnõustaja Silver podcasti või vaatad seda vastavatelt sotsiaalmeedia platvormidelt. Mina olen Silver, Silver Kleiman, teisisõnu ka kui siis kogemusnõustaja Silver. Minu kõikide toimetustega saad tutvuda nendelt sotsiaalmeediakanalitelt TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Ja kui sa soovid minuga ühendust võtta, siis kõige lihtsam viis on seda teha läbi meili silver@tervevaim.ee. Kes on kogemusnõustaja? Kogemusnõustaja on inimene, kes on elanud läbi midagi traumeerivat, minu puhul näiteks depressioon ja ärevushäire, on suutnud nendest taastuda ja lisaks sellele on siis saanud ka kogemusnõustaja väljaõppe, mis annab siis pädevuse nõustada teist inimest, kes on siis sarnaste probleemidega vastamisi. Näiteks siis mina võin nõustada inimest, kellel on depressioon ja ärevushäire või siis näiteks, millega ma olen ka kokku puutunud, erinevad sõltuvused, näiteks alkohol, et ka sellele oskan kaasa rääkida ja jõudu juurde anda. Et sisuliselt jah, et kogemusnõustaja on siis inimene, kellel on enda taastumiskogemus millestki traumeerivast. Ta on saanud siis riikliku kava järgi kogemusnõustaja väljaõppe ja on saanud ka siis kogemusnõustaja tunnistuse, mis annab talle pädevuse teisi inimesi nõustada, kes on siis sarnases situatsioonis. Täna tuleb kindlasti minu jaoks üks väga emotsionaalne osa selles osas just, et täna on depressioonist ja ärevushäirest taastumine menüüs ja räägin siis seda puhtalt läbi enda perspektiivi. Kurb on muidugi see, et väga palju on nende aastatega meelest läinud ja ilmselt on ka mu aju siin protsessis sees, et mis kaitseb mind, et on teatud rasked hetked unustanud. Kuid suur osa on nendest siiski meeles ja ma annan endast parima, et need täna sinuni tuua, kallis kuulaja ja kallis vaataja. Kindlasti, kui sa leiad, et see podcast on sulle kasulik, saada seda enda kahele tuttavale sõbrale, kellele iganes edasi, keda sa arvad, et see võib aidata. Ja kui sul tekib näiteks selle osa ajal mõni küsimus, anna sellest kindlasti teada, pane kas siis YouTube'i kommentaar, anna sellest märku mulle kas siis läbi mõne mu sotsiaalmeediakanali ja vastuse saab ka juba õige pea sinna. Tegelikult YouTube on võib-olla kõige lihtsam kanal, sest seal nii palju, kui neid osasid on olnud, on ka tulnud kommentaare ja need on kõik oma vastuse saanud. Enne kui üldse edasi, siis depressioonist taastumine ja ärevushäirest taastumine. Mul on olnud kokku hetkeseisuga 3 taastumist. Ehk siis esimene neist, kus ma lootsin, et ainult ravimid teevad mind terveks ja teine taastumine oli selline allandev taastumine, et kus otseselt ei läinud mitte midagi halvemaks ja kus otseselt ei läinud ka mitte midagi paremaks. Ma lihtsalt lootsin, et ühel hetkel ma teen silmad lahti ja kõik on jälle hästi. Ja siis viimane taastumine, mis kestab tegelikult ju tänase päevani välja lausa, on siis taastumine selles võtmes, kus ma sain aru, et tegelikult ainuke inimene, kes mind aidata saab, olengi tegelikult mina ise. Ja see sõltub minu igapäevasest tegutsemisest, minu igapäevasest panusest ja tegelikult ka siis muutuste elluviimisest. Ja selle viimase abil olen ma siis saavutanud selle inimese, kes ma täna olen. See esimene taastumine
kus ma lootsin, et ainult ravimid üksi teevad mu terveks. See oligi see hetk, kus ma sain teada, mis mul üldse nagu juhtunud on, miks ma ennast sellisena tunnen ja mis siis nüüd parasjagu edasi saama hakkab. Ja kui ma sain diagnoosi kätte, siis tegelikult mu enesetunne oli endiselt noh, alla igasugust arvestust ja igapäevane challenge oli saada hakkama oma hirmudega, oma ärevushoogudega, oma paanikahoogudega ja endiselt tegelikult selle esimese taastumise ajal oli mu päeva suurim eesmärk või väljakutse jõuda õhtusse, et võimalikult kiiresti kaotada teadvus, jääda magama ja et lihtsalt ei peaks seda enesetunnet enam edasi tundma. Ja no õnneks ma olin ju selle esimese taastumise ajal, kui mul üldse see haigestumine välja lõi, ma ju olin haiguslehel, mis siis tegelikult tähendas seda, et minu ainuke kohustus sellel ajal oli võtta üks antidepressant õhtul ja üks antidepressant hommikul, mis tähendabki siis seda, et need olid mu ainsad kohustused terve päeva jooksul. ja muidugi ma olen kuulnud enne haigestumist ka juba, igasuguseid legende antidepressantide kohta, et need muudavad, et nendest jääb sõltuvusse, et see võib veel seisundit isegi hullemaks teha teatud osas ja üleüldse muutus selliseks loiuks ja ei taha mitte millestki osa võtta. Et jah, mul oli ka teatud, ma tundsin sellist mitte nagu kõige turvalisemalt ennast selle otsusega, sest ma ikkagi, jaa, mul oli halb olla ja ma kartsin, et äkki teeb veel hullemaks. Samas mul ei olnud mitte midagi kaotada ja ma andsin nendele antidepressantidele võimaluse. Ja tegelikult ma ei teadnud ju üldse, mida oodata. Ja ma olin isegi tõtt-öelda, ma olin natukene elevil, sest ma ootasin ju tegelikult, et nüüd, kui ma tableti sisse võtan, siis kohe kõik läheb heaks ja kõik on hästi jälle. Aga kohe ei juhtunud mitte midagi. Ja mõtteid käis üldse igasuguseid läbi sellel ajal, sest no ikkagi oli tükk tegu sellega, et ma ju hästi palju kahetsesin. Ma ei olnud nagu nõus selle olukorraga. Ma anusin, ma lootsin, ma isegi tahtsin nutta, aga mul sellel hetkel küll see nutmine välja ei tulnud. Ja muidugi see ka, et kui ma saaks nüüd tagasi kõik selle, mis oli enne, siis oi, kuidas ma teeks kõik asjad teistmoodi ja oi, kuidas mul oleks elu hoopis teistmoodi planeeritud ja et saaks ainult selle Silveri tagasi, kes oli enne depressiooni langemist ja enne ärevushäire siis väljalöömist. Ja no mis ma tagantjärele oskan öelda, et oskangi öelda seda, et kõik see anumine, kõik see lootmine, jah, et iseenesest lähevad asjad korda, see tundus nagu ülimalt hea mõttena. Aga nüüd ma tean, et mitte midagi ei juhtu, kui ma mitte midagi ei tee. Ja see oligi nagu hästi hirmu sisse toov asi, sellepärast just, et ma kartsin, et ma jäängi selliseks, et ma ei saagi kunagi enam tagasi normaalseks inimeseks. Ma kartsin hästi palju ka seda, et kui palju mul jääb elu nüüd elamata, et ma nüüd olen depressioonis ja mind vaevab ärevushäire. Ja samal ajal tegelikult, noh, mul ei olnud tegelikult mitte mingisugust huvi, samas mul ei olnud ka mitte mingisugust jõudu, et üldse midagi teha, et kuhugi minna. Ja noh, ongi, väljas võis olla tegelikult kõige ilusam ja päiksepaistelisem ning soojem ilm. Et lausa nagu patt oleks olnud toas olla. Aga mulle tundus see mustvalge, külm ja mind absoluutselt ei huvitanud see, mis parasjagu väljas toimus, sest minu enda sees ei toimunud mitte midagi ja ma tundsin, et ma ei ole tegelikult väärt üldse minemaks sinna välja.
see ongi depressiooni puhul hästi veider. ja kui ma mõtlen tagantjärele ka sellele, et see iseenda väärtustamine just, et ma tundsingi, et kui mul enesetunne on nii halb ja ma ei taha mitte midagi teha, siis mille jaoks ma peaks üldse enda eest hoolitsema. Ehk siis oligi olukord, kus ma ei tahtnud ennast pesta. Mul ei olnud jõudu selle jaoks ja ma nagu ei tundnud, et ma olen väärt seda. Ja ma olingi teinekord päevade kaupa pesemata tegelikult. Ja kuidas ma seda siis maskeerisin, oligi, ma kandsin mütsi, ma kandsin, võib-olla panin veits rohkem deodoranti peale, et ise ennast võib-olla natukene paremini tunda selles hetkes ja tegelikult ka teisi säästa. Aga jah, see oli see hetk, kus ma tundsin, et ma ei ole väärt nagu, et mul oleks, et ma saaks midagi teha iseenda jaoks, et ennast paremini tunda. Lihtsalt see üldine olek oli selline, kus ma tundsin, et mul ei ole mõtet pingutada selle nimel. Ja tegelikult, no endiselt oli ju see ärevus alles, endiselt oli see oht nendeks paanikahoogudeks ja tegelikult, kui ma igatki väiksemat edusammu hakkasin tähele panema, siis ma teadsin, et mingi hetk tuleb paanikahoog või mingi hetk tuleb ärevushoog, mis selle nagunii pühib. Ja mul ei ole mõtet mõelda positiivselt, sest nii kui ma tunnen ennast natukenegi seestpoolt paremini, tuleb paanikahoog ja põmm, ma olen jälle alguses tagasi ja see oli hästi vastik nõiaring, sest esiteks ma olin justkui eksinud, ma ei teadnud, mida teha, mu enesetunne oli halb. Aga samas ma teadsin, et ma võtan ravimeid, et mingi hetk ju peaks paremaks minema. Pluss ma käin ju psühholoogi juures, psühhiaatri juures. Et midagi ju peab toimuma. Ja mõne nädala möödudes kusjuures midagi hakkas muutuma. Sest ärevushooge jäi vähemaks ja samal ajal jäi ka tegelikult paanikahooge vähemaks. Et üks selline muutus oli toimunud. Aga kuna see olek oli juba nii pikalt kestnud, et just see ärevus ja see paanikahirm ja kõik see enda keha monitoorimine, et kui mingi päev oligi parem, siis esimene mõte oli, et oota, aga mis mõttes on nüüd parem, et kus see halb siis kadus ja ma hakkasin seda halba otsima ja põmm, ma leidsin kohe selle ärevuse üles ja kõik oli nii-öelda endist viisi, ehk siis ma ise kuidagi segasin enda taastumisele või sellele hea oleku nautimisele vahele. Et ma kutsusin selle halva kohe tagasi, sest see sai kuidagi osaks minust ja see ongi nii veider depressiooni puhul ja selle ärevushäire puhul, et kui nad on piisavalt kaua sul küljes olnud, siis see saabki justkui osaks identiteedist. Vähemalt minu puhul oli see nii. Ja ma hakkasin iseendale nii-öelda jalga tulistama, et kui mul oligi parem päev, siis ma hakkasin mõtlema, et oota, aga kus see ärevus on ja miks seda järsku ei ole enam. Ja see on nii veider seletada. Ja kui see kõik hakkas nagu taanduma, ravimid hakkasid mõjuma, sest tunne oli tõesti, et isegi mõtted natukene selginesid, et enam ei olnud selliseid surmamõtteid, enesehaletsemismõtteid ja hakkas rahu tekkima. Ja kui mul endiselt ei olnud jõudu ega tahtmist kuskile minna, siis ma vähemalt, no sõpradega ma sain ikka kaasa minna. Et ma poolsundides tegin seda, aga see oli nagu värske õhk justkui saabus. Ja noh, ikkagi vastu tahtmist, aga vähemalt ma tundsin ennast selle saatel kuidagi stabiilsemana. Ma võib-olla ei teadvustanud seda endale, aga see üldjoontes tegi kuidagi olekut paremaks. Ja üleüldse tegelikult hakkasid need edusammud saabuma ka selle tulemusel, et ma käisin ju psühholoogi juures, ma käisin psühhiaatri juures ja saades sealt siis objektiivset tagasisidet enda seisundile, pluss ma sain ka sealt erinevaid mõtteharjutusi, siis ma suutsingi natukene enda seda esialgset haigestumist lahti mõtestada ja sain ka endaga mingid esimesed sammud iseseisvat tööd teha, et mul läheks siis natukene paremaks järk-järgult.
100% ma polnud kindlasti tagasi, aga ma olin jõudnud kuskil 40% juurde. ja see oli päris hea tunne, sest esiteks toidule hakkas tulema tagasi maitse ja ma hakkasin värve nägema uuesti, sest enne oli tõesti selline tunne, et kõik on pühitud, mitte miski ei ole enam hea, kõik on mõttetu, üldine tühjus, mõtted surmast, aga nüüd olid värvid tagasi ja tekkis tegelikult ka lootus, et äkki tõepoolest on siit võimalik välja tulla ja ärevust, noh jah, oli endiselt tunda, ikka viskas neid momente sisse. ja samuti viskas ka neid paanikamomente sisse, aga üldist enesetunnet oli, ma ei tea, kas ravimid tõstnud või siis see mõte just seal psühholoogi juures käies ja psühhiaatri juures olles, et midagi tõepoolest muutub. aga siin tuleb arvestada seda, et tegelikult ma ei olnud ju erilisi muutuseid üldse enda ellu toonud, et kõik kulges tegelikult sisuliselt endist viisi edasi. et minu elustiil oli küllaltki sama. ja mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem ma sain stabiilsemat jalgealust ja siis ma sain üks hetk aru, et nüüd oleks vist õige hetk minna tagasi nii-öelda tavaellu. Minna tagasi tööle, minna tagasi oma nii-öelda vana elu juurde ja hakata siis sealt kohast uuesti pihta, kus ma pooleli jäin tookord. Et lõpetada siis haigusleht ära ja tegin seda ja mõne aja pärast isegi tegelikult jõudis asi nii kaugele, et ma sain need antidepressandid ära lõpetatud, mis tähendas seda, et minu jaoks oli see suur samm edasi ja ma sain nagu enesetunde veel paremaks. aga mis juhtus? see on muidugi tagantjärele tarkus, sest sellel hetkel ma ju ei teadvustanud seda. mul ei olnud neid teadmisi, mis mul praegu on. tegelikult juhtus see asi, et ma ju läksin tagasi täpselt samasse keskkonda. täpselt sama elu juurde tagasi, ma jätkasin selle samaga, kus ma nagu pooleli jäin, ma ei teinud mitte ühtegi muudatust. minu elustiil jäi endiselt samaks, minu harjumused, põhimõtted, kaootiline päevarütm, kõik jäi samaks. ja ma sisuliselt ju läksin tagasi sinna keskkonda, kus ma ka haigeks jäin. ja, ja nagu kõige jõhkram ongi see, et sellel hetkel ma ei teadnud seda. ja kui mõned kuud edasi minna sellest esimesest taastumisest, et ma läksin nüüd tagasi päris ellu, arst ütles, jaa, muidugi võid minna, sa tunned ennast piisavalt hästi. siis fast forward mõned kuud muutusin ise ka julgemaks ja kuna ma läksin täpselt sama elu juurde tagasi, kus ma olin ümbritsetud täpselt samadest inimestest, täpselt samadest põhimõtetest, iseenda juures mõttemustrid, kõik sinna juurde, siis tekkis jälle julgus alkoholi jooma hakata. tekkis julgus pidutsema hakata ja tekkis julgus ka mõnuainet proovima hakata. ja tekkis veelgi parem oskus iseendale valetada. ja ma olin täpselt samas kohas tagasi, kus ma hakkasin iseennast hävitama esimesel korral. ja tegelikult ei läinud üldse kaua, kui mu vaimne tervis hakkas taas kord käest ära minema, tulid esimesed paanikahood, tulid esimesed ärevushood. ja ma olin mingi hetk tagasi saba jalge vahel, psühhiaatri ukse taga, kaebamas, oi kui halb mul on ja ma ei saa üldse mitte midagi teha. ja sealt hakkabki pihta siis minu teine taastumine. ja tegelikult seda oli oi kui keeruline vastu võtta. muidugi ma tahaks sellest kõigest detailsemalt rääkida, kuidas
kõik need enesetunded ja asjad olid ja meile meelde tuletada. Ma teen kindlasti seda oma raamatus. Ja tänane osa on tegelikult ka emotsionaalselt väga äh, keeruline. Selles osas ma pidin väga palju nendesse kohtadesse uuesti tagasi minema, kus ma siis seda kõike sinuni toon täna. Ja see teine taastumine algaski sellega, et nende mõtetega, et kui loll ma olen, et kuidas ma võisin kõik selle esimese edu jälle vastu taevast lasta, et ma olin ju motiveeritud, ma olin kindlalt teadlik, mis juhtub siis, kui ma uuesti lasen ennast käest minna. Ja miks ma nii tegin ja kõik sellised kahetsused ja enesealetsevad mõtted ja süüdistused ja et miks keegi ei takistanud mind, nagu keegi vägisi mind sundis seda tegema, see kõik oli minu enda otsus. Ja ma kartsin, et nüüd ongi kõik, nüüd ma ei saagi enam kunagi sellest olekust välja ja ma jäängi selliseks ja noh, lihtsalt ma süüdistasin ennast, ma vihkasin ennast, ma haletsisin ennast, ma kahetsesin, et ma jälle siin punktis olen tagasi. ja, ja no mis läks valesti tegelikult? Valesti läks see, et ma ei saanud enda õppetundi kätte. Et mu keha ja mu vaim, nad ütlesid ju, nad üritasid mulle kõigest väest märku anda, et stopp, Silver. See ei ole elu, mis sulle sobib. Ja ma ei kuulanud neid. Ja nüüd oli vaja taas jälle nende tagajärgedega tegeleda, et jälle uuesti minna psühhiaatri juurde, rääkida kõik, mis toimub ja miks jälle on ja noh, ja ma ei julgenud ju rääkida 100% ausalt, ma hoidsin tagasi. Ja ja uuesti siis jälle psühholoogi juurde minema, et sai ju edusamme tehtud ja nüüd jälle oleme tagasi. Ja samas noh, ma ei julgenud ka ju öelda midagi jälle, et see kõik oli hästi raske oli iseendale otsa vaadata ja aktsepteerida, et kõige selle tagasikukkumise taga olen ju mina ise, mitte keegi teine. Ja kuna mul mingisugused tööriistad olid ju sellest esimesest taastumisest alles, siis ma sain sellest kõige mustemast august üsna ruttu välja ja ma olin taas niimoodi tegudele orienteeritud. aga ainuke vahe oli see, et ma teadsin jälle kuskil sisimas, et okei, see on nüüd mu viimane võimalus ja ma ei tohi seda kindlasti enam käest lasta. ja ma pean ju midagi ette võtma. aga samas mul ei läinud see enesetunne paremaks ja mul ei läinud see enesetunne ka hullemaks eriti. ehk siis olingi niimoodi stabiilselt kuskil mingi joone peal, kus ei läinud halvemaks ega ei läinud ka paremaks ja samas ma kartsin jälle ka, onju, et oma täit potentsiaali rakendada, et äkki ma jälle lähen liiga julgeks, äkki ma jälle jätan midagi tegemata hoopis vastupidiselt. ja siis ma hakkasingi võtma sellist hoiakut, et okei, this is it. et ma olengi nüüd selline, ma olengi selline vaikne, ma ei naerata enam üldse palju, et ma ei võta enam elust osa, olen rohkem kodune, et mul pole enam siis nii palju energiat ega ka tahtmist üldse midagi teha. et kõik ongi vaevalisem, et kõik peabki olema raske. Pole mõtet rõõmustada ega tähistada, sest mingi hetk tuleb kas ärevushoog või paanikahoog ja see pühib kõik selle edu jälle minema. ja et ma polegi häid asju väärt üldse, mida elu pakub, et headust, õnne, armastust. Sest pole ju mõtet nendest asjadest unistada, sest mingi hetk nagunii tuleb jälle mingi raske periood ja mille jaoks ma siis üldse neid ligi lasen endale. et ma olingi meelestatud, et alati nagunii midagi juhtub. ja, ja kõik sellised kauged asjad nagu eesmärgid, tuleviku nimel pingutamine, tegutsemine, unistused, et neid ei ole mõtet enam püüda, et need on minu jaoks läbi. ja noh, praegu tagantjärele mõeldes on tegelikult hästi kurb meenutada seda, et miks ma nagu alla andsin. et see teine taastumine ongi nagu selline allaandev taastumine. et ma ei tee ise mitte midagi, aga ma loodan, et kõik läheb kuidagi iseenesest paremaks, aga samas ma võtan vastu ka selle mõtte,
ega tegelikult vist ei lähe ka, et pigem on lihtsalt aktsepteerida, et olengi sihuke hunnik õnnetust. aga kuidagi ma eksisteerisin, ma tegin inimeste juuresolekul head nägu, ma rääkisin arstidele asju ilusamas võtmes, et jaa, mul läheb hästi, aga tegelikult ma olen teed inside. tööl sai tegelikult käidud ja kuidagi sai see töökohustused ja ülesanded ära tehtud esialgu, et siis ma ei olnud veel nagu täiesti alla käinud omadega. Sisimas ma tundsin ennast suhteliselt surnuna ja ma olin tegelikult seest hästi tühi. Mul ei pakkunud asjad enam rõõmu ja ma hakkasingi tegelikult iseendasse tõmbuma. Ma ei nautinud enam asju, ma lihtsalt olingi sellise põhimõttega, et asjad tuleb ära teha, sest need tuleb ära teha, aga samas ma ei pannud ise sinna mingit initsiatiivi ka üles, ma ei olnud aktiivne enam ja üldse ma ei avaldanud enam enda arvamust, enda mõtteid ja siis mingi hetk tegelikult tuli see väikene sööst, et kus ma proovisin enda elu paremaks teha. et ma proovisin tuua põnevust, ma näiteks tegin bändi, mis andis mu elule väga palju juurde, sest see bändiruumis olemine oli tegelikult üksainukene hetk tegelikult selle kõige kaose ja selle mõttetuse seest, kus ma tegelikult sain midagi tunda isegi ja see tähendaski minu jaoks väga palju ja ma olin hästi emotsionaalselt sellega seotud. ja, ja kusjuures ma jõudsin ka vahetada tegelikult töökohta. Ma jõudsin veel ka ühe töö lisaks võtta endale, et kuidagigi midagi teha. aga suures pildis tegelikult ülejäänud asjad jäid ju kõik endiselt samaks, sest ma olin samas keskkonnas, ma olin ümbritsetud igapäevaselt suht samamoodi samadest inimestest. ma tegin sisuliselt samad tööd, aga lihtsalt teises kohas ja päevarütm oli endiselt kaootiline ja mõttemustrid, põhimõtted täpselt samamoodi. ja siis ma hakkasin, noh, ma endiselt jätkasin ka alkoholi tarvitamist, aga mitte siis nii hullult, et sellel hetkel veel, et see mu elu oleks kuidagi segama hakanud. aga see jättis jälje, see tegelikult hakkas seda jalgealust õõnestama ja süvendama ja just see alkohol minu arust ongi olnud minu selle taastumise teekonnal üks kõige suurem vaenlane. ja selle kõige kõrval ma lihtsalt lootsin, et ühel päeval ma teen silmad lahti ja iseenesest on kõik hästi. aga iseenesest ei juhtu mitte midagi. kahjuks on see nii. ja mingi hetk oligi see, et kui pärast seda lootmist ja seda anumist ja seda unistamist, et ühel päeval on iseenesest kõik hästi, siis ikkagi selle taustal oli mul hirm, selle taustal oli mul ärevus. ma tundsin, et antidepressandid enam ei tööta nii, nagu nad võiksid töötada. samas ma ei osanud ka arstile seda kuidagi edasi anda, sest tunda oli veidi siukest nagu ükskõikset suhtumist. ja siis mingi hetk oligi see, et ma hakkasin alkoholi veel rohkem tarvitama ja ma hakkasin seda niimoodi tarvitama, sest see, kui ta mu süsteemis sees oli, siis ma ei tundnud ennast ärevana, siis ma tundsingi, et lõpuks ometi on see kogu see raskus kadunud minu õlgade pealt ja seest ja ma lõpuks nagu ei pea tundma seda ärevust. aga see on üks suurim viga, mida inimene saab teha, kellel on vaimse tervisega korrast ära. sest mingi hetk läks mu joomine totaalselt käest ära ja see jõudis sinna punkti, kus ma jõin peaaegu iga päev ja mingi hetk ma jõingi iga päev ja sest ma ei saanud enam, ma ei suutnud enam ka taluda pohmelle, sest need olid nii õudsed, sest kui sa jood ja sul on depressioon ja sul on ärevushäire ja sul on järgmine päev jõhker pohmakas, see pohmakas on nii väljakannatamatu, et
minule oli lihtsam sellel hetkel lihtsalt edasi juua. Ja mind ei huvitanudki tegelikult selles punktis enam, sest kõik, mis ma proovisin, ei tulnud välja. Aga samas, miks ta välja ei tulnud, sest ma ei proovinud piisavalt ja ma ei proovinud ka muuta, ma proovisin lihtsalt nii, et ma tahtsin erinevat tulemust, jättes kõik oma elu samasuguseks. Ehk siis jätkan kogu aeg samamoodi, aga ootan erinevat tulemust. See ei saagi niimoodi töötada. Ja siis ma andsin ka alla. Ma olin tagasi jälle augus, ma jõin, ma hakkasin pidutsema, ma hakkasin mõnuaineid uuesti tarvitama, samal ajal ma tegin ka antidepressante ehk siis totaalne kaos. ja, ja mingi hetk mind ei huvitanud. Ma lihtsalt tahtsingi mitte tunda enam asju üldse. ma, mul polnud ka ju tegelikult mitte midagi ega üldse, mille nimel pingutada. Mul ei olnud mitte mingit tulevikuvisiooni, ma ei uskunud millessegi. Ma jäin ootama umbes, et kõik juhtub iseenesest. ja, ja üldse, noh, oligi, ma lasin ennast käest ära. Mu kaal hakkas tõusma, mu väljanägemine muutus lohakaks. Ma kaotasin lugupidamise enda hoolitsemise osas. Ehk siis ma olingi mingi hetk nagu täiesti ära habetunud, väljanägemisest ei pidanud lugu enam. Ja füüsiliselt ma ei olnud enam üldse aktiivne, sest minu põhitiksumine mööduski juues diivani peal. Ja ainuke füüsiline aktiivsus oligi võib-olla see, et kus ma läksin poodi uue joogi järgi. ja, ja mitte mingisugust tööd iseendaga. Täielik selline ohvri mentaliteet, et süüdi on minu ümbrus, minu ümber olev maailm, mitte mina ise. Ja nii ma hakkasingi hääbuma. Niimoodi mu allakäik hakkaski pihta selle teise taastumise etapis. Nii et ma jõudsin kuskile ja siis ma andsin alla ja ma hakkasin alla käima. Ja see allakäik tegelikult sellest saigi aru sedamoodi, et mingi hetk ma ei, ma ei läinud tööle, sest ma ei olnud piisavalt kaineks saanud. Tõin vabanduse, et ma, ma ei tunne ennast hästi, ma olen haige, aga tegelikult ma olin lihtsalt pohmas ja jätkasin edasi joomist. Ja tegelikult oligi selline surnud ring, kus üldse välja ei saanud ja see kestis päris pikalt. Ja see kestis tegelikult ühe hetkeni. Ja see hetk oligi, millest ma mäletan nii palju ainult, et ma mäletan, ma olin pidutsema läinud linna. Ja järgmine hetk on see, kus ma olen enda suure toa põrandal maas. Ma ei saa mitte midagi aru, kus ma olen või miks ma olen üldse, sest kõik oli nii uimane ja vaevaline ja siis vaikselt ma hakkan aru saama, et okei, jah, ma olen tõesti enda suure toa põrandal maas ja kuidas ma sinna sain, mul on null mälu ja siis ma näen, et okei, mul on tablettide purk käes ja siis ma nagu, siis ma nagu saan aru, millega ma olen proovinud nagu hakkama saada. Ai, see tunne oli vastik selles osas, et niipea kui ma selle matsu ära jagasin, mida ma olen proovinud siis iseendale teha, siis mul tuli meeletu hirm sisse, meeletu kurbus, meeletu kahetsus. Ma hakkasin iseennast kartma. Ma proovisin nutta, aga ma ei suutnud nutta, sest ma olin, ma ei tea, mis ma olin sellel hetkel. Ja võib-olla kõige nõmedam minu arust ongi see, et see, mis ma olin üritanud teha, see toimus sellisel viisil, et ma olin nagu alla andnud, ma olin ennast nagu pildituks joonud ja, ja siis ma olingi nagu käega löönud, aga mind ennast ei olnud.
justkui nagu selles kehas kohal. Ma nagu ei salvestanud, sest mul on nagu must pilt sinnamaani. ja, ja nagu siis oligi tegelikult ju see valiku tegemine, et kas ma nüüd jätkan seda endist elu või siis nüüd on see hetk, kus ma reaalselt muudan ja muudan kõike. Ja see ongi see hetk, kus hakkas pihta nüüd see kolmas taastumine. See, mis on aidanud, see, millega ma olen iseennast aidanud saada selliseks inimeseks, nagu ma täna olen. ja, ja mul oli ju valida, et kas ma jätkan selle enesehävitusega ja ma õnnestun tõesti mingi hetk, kus ma võtangi endalt elu, või siis teine variant on see, et ma nüüd teen elumuutuse kohe ja praegu. Ja ma teadsin, et edaspidi on nagu alkohol minu jaoks mängust väljas ja see ei tähendanud seda, et ma nüüd nagu joon vähem, vaid see tähendaski seda, et nope, nüüd ma ei tee või noh, nüüd ma ei joo enam, ma ei saa seda teha. ja, ja ma teadvustasin ka seda, et see saab olema minu elu üks siiani kõige suurem väljakutse. ja, aga mul on vaja seda teha lihtsalt, ma pean kuidagi oma elu ise enda kätesse võtma, sest ma ei saa kuskile mujale näpuga näidata, sest ma saan seda ainult iseenda suunas teha. ja kõigepealt oligi nagu päris mitu nädalat emotsionaalselt hästi raske, sest ma olin nagu punktis, millesse ma arvasin, et ma ei jõua mitte kunagi. ja, aga see aitas tegelikult mul esile tuua kõik need asjad, mida ma olen alla surunud kõik need aastad ja mida ma olen edasi lükanud kogu aeg. ja see aitas ka tegelikult lõpuks võtta siis vastutus iseenda elu osas. et ma nagu üldse kuidagi hakkama saaks, ma hakkasin iga päev jalutamas käima. et üldse mõtteid koondada ja aru saada, mis toimus, ja see aitas ka lõpuks olla siis aus iseenda vastu, et nagu tüüd, ainuke inimene, kes tõesti sind aidata saab, oled sina ise, kui sa lubad ka iseennast aidata teistel. ja siis ma sain ka lõpuks olla aus arstidega ja, ja siis kogu selle terviku koostöös, et ma olen ise aus, ma olen oma arstidega aus ja ma allun ka siis sellele, mis tõesti teeb mu elu paremaks. ja see ongi toonud siis mind nii-öelda oma kõige edukamasse peatükki, ma arvan, et minu täiskasvanu elus. et, et see ongi endiselt igapäevane töö iseendaga. see on töö enda sisemaailmaga. see on töö selles osas, et enda tundeid tuleb lahti mõtestada, et näiteks ärevus ei pruugigi alati ärevus olla, et see võib olla ka hoopis elevus, et väga paljude tunnete uuesti kaardistamine, mitte nende siis allasurumine, maskeerimine, kas siis alkoholi või mõnuainetega. Enda mineviku traumade lahti mõtestamine ja nende uuesti külastamine, hirmude taaskülastamine, et järk-järgult ennast nendesse situatsioonidesse või siis nende mõtete juurde tagasi minna, mis olid hirmutavad. üksindus oli ka see punkt, mis aitas mul väga palju iseendast aru saada ja aru saada, mis on see õige keskkond ja millised on need inimesed, keda ma enda ümber tegelikult soovin. Füüsiline aktiivsus on olnud kindlasti see, mis on aidanud mul kasvatada seda distsipliini, et ollagi parem, et muutuda paremaks ja et saada enda nendest sisemistest teemonitest võitu. probleemidega tegelemine ja nende taustal siis lahenduste otsimine. et varem ma põgenesin nende eest, aga nüüd ma olen pigem see, et kui mul on midagi, siis mida ma teha saan ja kui ma saangi midagi teha, siis mis need asjad on üldse.
siis ma tean ka seda, et see taastumine on ilmselt protsess, mis kestab ilmselt mu elu lõpuni, sest esiteks ma muutun ise inimesena ajas ja teiseks ka see, et paratamatult, kui mina muutun, siis muutub ka minu ümbrus, et ma pean kogu aeg olema arengus, ma pean õppima, ma ei tohi seista paigal. Ma tean seda, et kui ma iseennast õppisin armastama, siis ma õpin seda ka tegema iga järgnev päev uuesti otsast peale, jättes meelde need asjad juba, mida ma enda juures armastan. Ja samas see aitab ka aktsepteerida, et jah, tõesti minevik oli, onju, aga see ei defineeri mind. mul on võimalus luua midagi uut iseendast ja jah, ma saan asjadest lahti lasta, sest nii palju on veel tegelikult ees. ma tean, et see aitas ka mind, et ma ei tahtnudki seda vanat Silverit enam tagasi saada, sest see vana Silver oligi see, kes mulle kõik need asjad sisuliselt kaela tõi. ja ma ehitan hoopis midagi uut iseendast üles. ma tean, et ma pean endiselt oma teatud harjumusi ümber kujundama, neist uusi looma isegi. ja ma tean seda, et ma pean õppima, ma pean lugema, ma pean arenema, ma pean ennast mugavustsoonist kogu aeg välja lükkama ja ma pean endale teadvustama, et seda aitab mulle teha tugev enesedistsipliin. ja üleüldse see kolmas taastumine on olnud võib-olla kõige õpetlikum, sest ma olen ma vahepeal mõtlesin tegelikult, et suur osa minu 20-ndatest on siis nii-öelda raisku läinud ja ma olengi võidelnud nagu depressiooniga, ärevushäirega, käinud põhjas, tulnud jälle tagasi, kukkunud uuesti veel sügavamale põhja, siis alla andnud, siis üldse endale lõpu peale teha ja siis noh, ongi nagu nii palju, päris mitu aastat jäi nagu elu elamata sisuliselt. aga ma tean seda, et need viimased 3 aastat näiteks ma olen võib-olla teinud enda elu kõige suurema arengu seni. et sirgunud väga ilusaks inimeseks. ma olen kindlasti füüsiliselt paremas vormis, kui ma seda olen eales kunagi mõni teine periood olnud. ja mul on endiselt ärevuse sümptomeid, mul on endiselt depressiooni sümptomeid. aga ma tean, et ma saan neid, ma ei saa neid kontrollida, aga ma saan neid manage ida, ma saan neid nagu jah, manageerida, et ma saan nendega tööd teha. Nad ilmselt jäävadki tulema, aga ma saan alati teadvustada selle hetke, millal nad tulevad ja ma oskan nagu alati midagi ette võtta selles osas. ma tean, et ma olen enda vastu ausam ja ma pean seda igapäevaselt endiselt edasi õppima, sest inimene on hästi kiire harjuma. ja ma olen õppinud nagu ennast armastama. ja ma tean, et see taastumisprotsess jätkub endiselt. et kui ma nüüd peaksin mõtlema, et jess, nüüd ma olen valmis, nüüd ma ei pea enam pingutama, siis see on üks suur enesele valetamine, sest minu puhul ma arvan, et minul hakkabki iga päev otsast peale jälle uuesti nullist. ja ma tean, et ma pean kõik need asjad ära tegema, et ennast hästi tunda. ja sellepärast ma seda kõike üldse teengi, et, et näidata, et sellest kõige hullemast on võimalik välja tulla ja isegi siis, kui kõik asjad on inimese enda vastu, tuleb lihtsalt jätkata proovimist, et ühel päeval tunda jälle ennast täis armastust, täis rõõmu, täis õnne, täis sära ja uskuda, et tegelikult muutus on võimalik ja elu on võimalik tagasi saada ja depressioonist on võimalik välja tulla ja et see ärevushäire, see ei jää nagu elu segama. ja see kõik saab alguse sellest, et on vaja tegutseda, et on vaja olla aus iseenda vastu, on vaja teha hästi palju muutuseid elus. on vaja väga hoolega üle vaadata enda harjumused, enda elustiil, üleüldse keskenduda tervislikemale eluviisidele ja mõelda, et mida mina saan teha. sest nagu ma alguses esimene taastumise ajal, ma panin kõik panused ravimi peale,
aga tegelikult tuleb välja, et see ravim on pelgalt tööriist, mis aitab need sümptomid alla tõmmata, mis aitab need mõtted võib-olla natukene selgemaks saada ja anda inimesele võimalus tegutseda. Et uuesti nagu küsida endalt, kes ma olen, kuhu ma olen minemas, mida ma tahan üldse elus saavutada ja hakata päriselt siis nende küsimuste vastustele saades siis tööle. ja, ja kindlasti ka see tegutsemine ja muutuste elluviimine, see ei pruugi iga kord õnnestuda ja alati tuleb hoida see attitude või just see hoiak, et kui ma ebaõnnestusin, siis ma pean alati uuesti proovima. Ja mida rohkem ma jätkan proovimist, seda tõenäolisem on ka see, et mingi hetk ma tõesti õnnestun. Ja kui tundubki see, et tahad alla anda, tahad olla kurb, tahad ollagi täis masendust, jah, see on ka okei mingi ajani. aga kui sa tahad, et päriselt midagi muutuks, siis sa pead tegutsema. ja mõnikord sa pead tegutsema vastu enda tahtmist, kui sa üldse ei taha. ja aitäh sulle, kallis kuulaja, ja aitäh sulle, kallis vaataja. See oli küllaltki keeruline täna seekord see kõik siin esile tuua. See tähendas ka minu jaoks väga palju minemaks tagasi nende hetkede juurde, kus ma seda kõike tundsin. ja see on tegelikult väga isiklik kõik see siia lagedale tuua ja ma tahaks muidugi detailsemalt kõigest rääkida, aga pelgalt siia 1 tunni sisse see kõik ei mahu. kindlasti tulevikus ma teen osasid selle kohta, kus siis saab minna rohkem detailidesse. kirjutan raamatu, kus saab kõike sellest lähemalt lugeda. ja kui sa tunned, et sa soovid millegi kohta nõu küsida, siis minu sotsiaalmeedia kaudu kogemusnõustaja Silver olen igal pool leitav. ja kui sa tahad ka personaalselt üks-ühele nõustamist saada, siis kirjuta mulle silver@tervevaim.ee ja leiame lahendused üheskoos. tänan kuulamast, tänan vaatamast, kohtume juba järgmises osas. soovin teile mõnusat suve nautimist ja tervet vaimu. mina olen kogemusnõustaja Silver ja näeme järgmises osas. Tšau.